Iga päev jõuab siia Omniva logistikakeskusesse tuhandeid Hiina kaubamajadest pärit pakke. Aasia kauba hullus on muutumas lausa nii suureks, et sellest on vaikselt tekkimas murekoht Maksu- ja Tolliameti jaoks. Kui me vaatame selliseid üldiseid numbreid, siis see maht on väga korralikult kasvanud meie jaoks. Lõplikud on üsna raske hinnata, sellepärast et osad Eesti inimeste tellitud pakid jõuavad läbi teiste liikmesriikide, et arvestades ka neid numbreid kokku, et see võis olla kuni 10 korda suuremaks läinud. Baltikumisse sisse tulevad ja siia ka jäävatest pakkidest siis Hiinast on pärit umbes kolmandik. Kui eelmisel aastal saabus Eestisse umbes 500 000 Hiina kaubamaja pakki, siis selleks aastaks prognoositakse mahuks juba 2,5 kuni 3 miljonit otse Eestisse saabuvat pakki. Lisaks veel need, mis jõuavad siia läbi naaberriikide. Maksu- ja Tolliamet ei kontrolli kõiki Eestisse saabuvaid pakke, vaid teeb seda vastavalt riskianalüüsile. Sellegipoolest on maht täna kasvamas üle pea. Mahud suurenevad, andmed ja asjad, mis meil on teada, on suht kesised, ja tegelikult need asjad, mis me seest avastame, võivad olla siis ohtlikud kas sellele lõpptarbijale või siis meie keskkonnale, et seal on päris mitu probleemi seotud nende sisuga . Riided on midagi, mida ma ei soovita seal tellida, eriti just need riided, mis on otseses kontaktis nahaga ja loomulikult lapsed. Ja laste puhul võib olla ettevaatlik mitte ainult just riietega, vaid ka igasugused aksessuaarid, väiksed kotid, kostüümid, igasugused meigilaadsed asjad, et nad ikkagi ka väga keemiat täis kahjuks. Nahaarst Dr. Aliina Brock rääkis septembris TV3 uudistes, et tema vastuvõtule jõuab iga paari kuu tagant patsient, kelle nahaprobleemide allikaks on just odavatest Hiina kaubamajadest tellitud riided. Internetis levib lugematul arvul fotosid ja kogemusi sellest, kuidas odav kaup on põhjustanud inimestel löövet, sügelust ja pearinglust. See ongi põhjus, miks Maksu- ja Tolliamet pakke kontrollib. Kemikaale kangast keegi välja väänata ei saa, kuid tuleb olla kindel, et kaup vastab Euroopa nõuetele, tegemist ei ole järele tehtud kaubamärgiga või sootuks keelatud tootega. Kontrolliks kasutatakse nii röntgenmasinat kui ka pakkide läbivaatust. No näiteks seesama kirjelduse järgi olid siis mingisugused tabletid ja kui me vaatame siis seda röntgenpilti siin pool, siis me näeme ka, et tabletide pakend ta ikkagi on ja kuna tundub, et nad on ilma mingisuguse siis kartonkarbita ümber, siis on alust arvata, et nad võivad ilma jäämüügipakendita olla, mis tegelikult ravimite puhul ja igasugust tabletide puhul on üks nõuetest. Ma pakun, siin on mingisugune kiivri moodi asi, siin on midagi tehnilist keskel ka ja kuna see on tegelikult on selles pakendis asju, mis ei olnud ka kirjelduses, siis me pigem tahaks näha, mis ta võiks konkreetselt olla. Röntgenmasin on tollitöös väärt abivahend, mis aitab paljude pakkide puhul kahtlused välistada ja seeläbi ka väärtuslikku aega kokku hoida. Tihti tuleb tolliinspektoril pakk siiski kontrolliks avada. Tablette sisaldavast pakist tulidki välja veepuhastustabletid, millel puudus originaalpakend ning millele kehtivad Euroopas ka eraldi nõuded. Siin kindlasti me uurime seda koostist ja saadame päringud, et millega täpselt, kuidas nad peavad olema pakendatud ja mis markeeringud peavad õiged olema. Kas siis hetkel on meil vara öelda, kas see nagu reaalne on rikkumine selle paki osas või võib öelda, et siin on midagi valesti? Hetkel pigem see on selline kahtlusega pakk, et siin veel osade asjade puhul toll kohe ei saagi vastust anda, kas tegemist on rikkumisega, sest me ei ole kõikides valdkondades eksperdid ja siis me saadamegi selle küsimuse edasi. Meie teine kontrollitav pakk oli ka veel värvikama sisuga, mis tekitas küsimuse, kas tegemist on lihtsalt militaarhuvilisega või inimesega, kes valmistub Halloweeniks. Lugematul arvul plakatite, sõduri kujude ja seina kella kõrval tuli pakist välja ka militaarkiivrit meenutav peakate ja kaitsevõrk. Kui palju tolliametnikud üldse nagu küsivad või peavad küsima mingite asjade kohta, et mis otstarbeks inimene need tellis või miks selline asi on pakki sattunud? Me võime küsida sellisel juhul, kui selle asemega võivad olla seotud mingisugust keelud, piirangud. Et päris niimoodi inimeste ellu me ei roniks. Me näeme igasugust väga erinevat sisu, mõnikord need esemed on natuke imelikumad kui teised ja me üritame alati olla võimalikult delikaatsed. Iga tolliinspektor võib päevas kontrollida koguni 15 kuni 20 pakki ning seejuures ei tõsteta asju ainult välja, vaid kontrollitakse ka märgiseid ja muud sinna juurde kuuluvat. Iga pakiga kaasneb lisaks paberimajandus ehk tulles tagasi probleemi juurde, toll ei jõua täna enam eelmisi pakke ära kontrollida enne kui uus kuhi juba peal on. Lahendust ühe riigi tasandil ei ole, vaid muudatus peab jõustuma Euroopas tervikuna.
Tollireformi raames on ühe variandina laual kaotada ära tollimaksu 150 € määr ehk tulevikus rakenduks tollimaks kõikidele pakkidele. See tooks riigile siis lisaressurssi siis tervele Euroopa Liidule ja nendega saaks katta hästi sellist lisanduvat kontrollikulu. Siis oleks natuke vähem seda hinnavahet ja võib-olla mingi hetk me jõuame ka sinna, et inimesed hakkavad kaaluma, mida nad tellivad ja kas see toode on lõppkokkuvõttes see toode, mida nad tahaks saada. See tollimaksu lisandumine tõenäoliselt ei muudaks siis seda tarbimiskäitumist. Kui me näiteks võtame kaubad, mis maksavad kuni 10 €, siis sinna 60–80 sendise tollimaksu lisandumine, me ei näe sellest olulist mõjutust enda tegevusele. Samas me oleme nõus, et vajalikud oleksid täiendavad regulatsioonid kauba sisule. Et me keegi ju kindlasti ei taha, et siia meie tarbijate lauale jõuaksid tooted, mis sisaldavad näiteks pliid ja teisi Euroopa Liidus keelatud aineid. Esimene osa tollireformist peaks jõustuma aasta pärast, kuid seni lasub vastutus inimeste kainel mõistusel. Enne Hiinast paki tellimist tasuks veenduda, kas see kaup on ohutu ning Euroopa Liidu nõuetele vastab. Vastasel juhul läheb pakk hävitamisele ning raha kliendile ei tagastata. Halvemal juhul tuleb alustada kliendi suhtes ka menetlust. Kõik nõuded on leitavad Maksu- ja Tolliameti veebilehel.